Aga praegu on mul väga hea meel kutsuda kõnelema isik, kes on tegelenud kestlikkuse ja energiatõhususe teemadega hoonete puhul ja teinud seda tööd umbes 40 aastat. And kindergarten and sandtowers are not included in this. Ja lasteaiaaeg ei ole siia arvesse võtnud, aga tegemist on siis David Hughesiga, kes on Energy Sustainability of ICOMOS Island, kes on Iirimaa ICOMOS Istsesi teaduskomitee juhataja ja sel aastal saite ka Brunelli auhinna, sest teile meeldivad raudteed. Ja raudteed meeldivad teile juba lapsepõlvest saati. David Hughes. David Hughes saab nüüd sõna, palun. Tere kõikidele. Mul on väga palju slaide ja päris kiiresti hakka neist rääkima. Aga kui see salvestus tuleb, siis te saate detaile ka lähemalt vaadata. Me oleme päris palju rääkinud poliitikatest ja mida mina tahtsin pöörata tegelikult rõhku sellele, kuidas poliitika praktikaks saaks. Sest nagu ma ütlesin, praktika on ju tegelikult teooria tõend. Nii palju siis taustast, iseenda taustast ka. Ma olen olnud lapsest saati huvitatud nii matemaatikast kui füüsikast, lisaks arhitektuurile. Ja ma olen ka siis selle rahvusliku teaduskomitee liige. Was that not showing? No. Okay. So that's just the committee of ICOMOS Ireland, and as I said, I'm the president of the Energy Committee for Ireland and a member of the international one. Now, each year in Ireland we have an annual lecture that's really our key lecture, and for a number of years we've had people who focus on energy. This is Richard Curtis from Historic Scotland, but we've also had architectural theory, and it's nice to sort of bring them together. This was a guy called Fred Scott who wrote this book, which I recommend if you haven't come across it, on altering architecture. And I've just highlighted a key phrase there. So he's talking about the money now being spent on refurbishment is now greater than new buildings. And I think I like that phrase, theory follows in the wake of the expedient. So we do have to sort of kind of think about what actually works. And again, that other phrase there. Ja see teine fraas, millest ma siin räägin, et kui see hoone valmis saab, siis on 3 võimalust, kas teda muudetakse, ei muudeta üldse või lammutatakse. Ja meie ülesanne on hoolitseda sellest, et ta ei lammutataks. Ja siin on ICOMOS-i definitsioon, ma ei hakka seda teile muidugi ette lugema, siin on palju muud lugemist veel. Ja see slaid, rohkem kui miski muu, on see, mis minu üles äratas, kui ma hakkasin mõtlema kasutatud energia ja ekspluatatsiooni ajal kasutatava energia peale. 74% energiast on kätketud uutesse hoonetesse ja 2030. aastaks see hallime osa, mida kasutatakse ühesõnaga 2030. aastaks 74% sellest energiast, mida on kasutatud, on kulutatud juba ehitamise peale. Nii et tegelikult, kui mõtlete selle peale, nende kasutatud energia peale, siis need kulud tehakse juba alguses ära ja me ei saa seda kunagi tagasi. Jah, võib-olla osa süsinikku saame tagasi, aga seda nõnda nimetatud kasutatud energiat, mis on materjalidesse kätketud, seda me ei saa tagasi. Väga palju praktikapõhist uuringuid on selle kohta tehtud
ja mida see on dokumente kokku pandud erinevate aspektide kohta sellest, missugused on riskid ja missugused on võimalused, kuidas traditsiooniliste hoonetega tegutseb. Ja siin on näha selle kohta, räägitakse sellest, kuidas niiskus mõjub ja see on materjal, mis on eriti huvitav, mida see on taaskasutusse võetud ajalehed ja see on väga hea ajalooliste hoonete jaoks, sest see võtab ka niiskuse sisse. Siin on jälle lubjakrohv, mida kasutatakse ja need on just sellised, kasutatakse sellistes hoonetes, mida meie ECOMOS-is jälgime. Iirimaal on avaldatud selline raamat, nii et kui leiate selle, siis on väga kasulik ja see on peaaegu selline valgusfoorisüsteem erinevate määrad erinevate hooneosade jaoks. Erinevaid poliitikaid on töötatud välja, nendest eelkõnelejad juba rääkisid, nii et nendest ma ei räägi ja siin eilegi rääkisime nendest pingetest, mis on energia vähendamise ja energia tootmise vahel. Ja minu arvates me peaksime pöörama palju rohkem energia vähendamisele mõtlema kui energia loomisele, arvestades seda, missugused energia loomise või tootmise tagajärjed on, kui me vaatame seda Iirimaa süsteemi. Mina 2006. aastal ma lõin esimese nullenergia raudtee maailma ja siin me rääkisime tegelikult sellest, missugused on need meie 2020. aasta eesmärgid, seda rääkisime 2014. aastal ja me ei saanud ühelegi pihta, nii et tuleb tõesti leida viise, kuidas seda teha. Siis see energiatõhususe direktiiv, millest me rääkisime, siis mis võeti vastu eelmisel aastal ja Kieran Coff, Iiri MEP, rääkis sellest ja tema oli tegelikult selle direktiivi raportöör ka Euroopa Parlamendis. Ja huvitav, et seal oli 2 reaktsiooni, kui see dokument vastu võeti. Vasakul olid tööstussektor, kes ütles, oi kui tore, ja paremal pool olid tarbijad, kes ütlesid, ma ei ole küll väga mures, aga rohkem kui 200 eurot energia eest rohkem pean maksma, siis see on tegelikult ju suur probleem. Ja see Kieran Coff andis meile terve rea slaide, jätke need kas meelde, lugege neid pärast poole ja ma põhisõnumid panen kindlasti üles. Aga üks põhilistest probleemidest olid erinevad standardid eri liikmesriikides ja just nüüd defineerida, missugused need pärandhooned on. Ma arvan, et Eesti sellel slaidil ei ole, aga sellel juba on. Ja kuna meil on erinevad standardid selle kohta, siis need andmed on siin ka väga erinevad ja ma tõin siin Iirimaa ja Eesti välja. So I am getting to, and there's a lot of reading there, so siin on väga tihedad slaidid, siin on väga palju lugeda, nii et te saate kodutööd teha, nii et vähe pole. So I really jumped to this. Ma hüppasin siin asjade juurde, asjadest üle. Mina arendan teooriat, mille nimi on see, et kõige hullem kõigepealt. Need on põhilised asjad siin. Ehk siis vasakul on siis mitte elamumajad, ma räägin siin Iirimaalt, eesmärgid on potentsiaalselt hoonete hulk on suurem kui teistel. Kõige hullemad hooned tulevad kõigepealt renoveerida aastaks 2030, järgmised 23% teeme aastaks 2033 ja net zero tuleb siis 2050. See on nagu päris suur töö ja elamuhooned, mida on umbes 2 miljonit Iirimaalt, seda on üsna väike kogus, nad ei ole tähtis, aga nad enamasti ei ole kaitsealused hooned. Mis ma siis tegin?
open government data sets available. On avatud riiklikud andmebaasid, mida saavad igaüks kasutada, see on teistes Euroopa riikides ka. Püüdsin lasin need andmebaasidest, vaatasin need andmebaasid läbi oma programmiga ja olemas kõige lihtsam asi on tegelikult energiatarvet vähendada, me tegime seda valgustusega ja kõige hullemad hooned, teate siin, et need on mingisugused ärihooned, need on üsna väikesed ja te vaatate, ma ei tea, kas seda on teie ekraanidel näha, need on üsna väikesed, 92-83 ruutmeetrit, need ei ole mingid väga suured hooned ja näete, et kronoloogiliselt kõige vanemad hooned on väga kõige halvemate näitajatega, see on väga selge, siis võttisin ajaloolised hooned eraldi ja vaatasin need oma programmiga läbi ja need andsid kõige vanemad hooned, millised on kõige nooremad olid aastast 2010, nii et minu enda maja on ka kaitsealune. Ja nii et siin sorteerisin andmete kaupa ära, keskmine aasta on 1830 ja see on jälle erinev riigiti. Ja Dublinis te näete, on riiklikul tasandil kaitstud 269 hoonet, mis kaitse alla kuuluvad ja ma näetan siin, kui nende esialgse kasutuse järgi. Mis tüüpi on need hooned, kõige suurem hulk kaitse all olevaid inimesi on majad, neid on siis üle 20 000. NIAH-i andmed on siis just nimelt energia tarbimise järgi, te näete, et G-st kuni A1-ni. Meil on 70-80 000 hoonet, 2 miljonit maja on üldse, 1 miljon on ülevaatuse läbi teinud, ehk siis reaalsed numbrid tuleks nagu korrutada 2-ga. Mida me näeme on see, et teise külje pealt vaadates, need 6,7% kõikidest hoonetest ehk 67 000 nendest, aga kui me vaatame, kui palju nende tarbimine on muutunud, me võime jõuda umbes 600 kilovatt-tunnist umbes 120 kilovatini ja see hoiab kokku 500 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta. Ja kui meil on umbes 1 miljon hoonet ja saavutada samasugust energiatõhusust, kui mina vaatan 120 või miljonit hoonet, siis ma vaataks küll, et kust mina alustaks. Ja mida me siit õppida saame sellest 120 000, me saame seda laiendada ülejäänud hoonetele. Ehk siis nüüd võtke need külmad andmed siin, korruta iga tüüpi hoone, tema ruutmeetritega, energia tõhususega ja saate lõpuks kogu energia tarbimise. Mida siin näeme on see, et kui me töötame, vaatame kõik profiilid läbi, siis see on see, mida meil on võimalik saavutada aastaks 2030. Aga nagu öeldud, me saavutame palju, kui me alustame kõige halvemas olukorras olevate hoonetega või kõige vähem energiatõhusate hoonetega. Enamik G-kategooriaga hooned on individuaalhooned, siin ei ole naabritega probleemi ja me vaatame siin väga konkreetset alarühma. Nad kasutavad peaaegu 10% kogu elektrist, enamik neist köötakse elektriga ja elektril on tõenäoliselt kõige suuremad üldkulud. Praktika. See on järgmine kasulik andmebaas. Passiivmaja standardid tundusid olevat väga head, need on head standardid passiivmaja jaoks, on täiesti selge, et seda on võimalik teha. Mida mina välja töötasin on see, et nende graafikute põhjal, mis ma varem näitasin, on selline vahend, mis võimaldab võrrelda enne ja pärast otsuse tegemist, kui palju on siis hoones ennas süsinik, umbes 1000 kilogrammi, siis on käimishoidmise süsinik
ja kuigi hoones on 1,5 grammi, siis see on roheline. Me näeme seda, et me oleme selle hoone uuendamisega juba oma eesmärke ületanud. Siin on järjekordne näide, seda me vist korra vaatasime, eks ju. Vaatame seda lihtsalt teise külje pealt. Alustame siin käitamiskuludega, mis on kulud praegu, see oli 660, see jõudis 80, me kasutasime umbes 1,5 kilogrammi oma süsinikku, ehk siis me ületasime 2030. aasta eesmärke seda hoonet renoveerides ja see on see hoone. Jah, see on kaitstud hoone, väga ilus riikliku kaitse all ja me saime seda teha ainult kus me lisasime hoone enda süsinikule vaid 1,5 kilo ja ma detailselt võin seda rääkida, aga meil ei olnud aega selleks. See on osa ühest campusest, see hoone, mis on siin punasega, me töötame praegu sellega, mis on rohelisega märgitud. Siin on terve hulk teisi projekte ja mida mina siis teinud olen, on see, et ma vaatan seda analüüsi, teen iga hoone jaoks enne ja pärast. See on analüüsi, see annab sellise üldvaate, mida sa otsustad teha, isegi see süsiniku hulk, mis hoones endas sees on, see on hoone, mis auhinna võitis, terve hulk võlvruume raudtee all, see võitis auhinda ja me tegime sellest ühe keskuse. See ei ole hoone, mis oleks Galways, sama asjad profiilis, enamik nendest on sellised, et kuna me juba kohandame juba olemasolevaid hooneid, siis me ületame ka 2030. aasta eesmärke. See on üks raudteehoone, mille me muutisime majutusasutuseks, see oli sisuliselt lagunenud, veel üks raudteejaam, nii et võrdlusmaterjal sellega, milliseks ta oli tehtud. See on nüüd siis vedurijuhtide eluhoone. Siin on väga palju detailseid slaide, aga jälle ma vaatan need ekraani peal. Te saate seda omal tempos pärast läbi vaadata, see vaatame, milline on see ruum peale renoveerimist. Me parandame energiatõhusust, aga me räägime ka sellest, et me avame pärandi, mis oli enne täiesti ära kaetud, nii et see on täiesti kõigile kasu andev. Siin olid niiskusanalüüsid, reaalväärtused, miks taoliste analüüside jaoks, milliseid vahendeid saaks kasutada, siis see passiivmaja 5 reeglid võin tõesti soovitada. See näitab nii operatiivkulusid kui ekspertide arvamust hoonest. Passive house on see, on tõestatult väga-väga hea olnud. See on jälle slaid, mille juurde saame tulla tagasi. Nii saavutan kõik need andmete jaotused 547 kilovatt-tunnist energiakaost kuni 66-ni. See vaatame erinevaid põrandapindu, tahtsime panna topeltaknad, lõpuks panime 3-kordsed aknad. Tegelikult see on see sama hoone ise. Nii et me panime siin erinevad kaunistused ja süsiniku jalajälg on samuti selgelt näha. Siin on mõned pildid hoonest. Me ei muutnud kuigi palju arhitektuuriliselt, küll aga muutsime oluliselt energiatõhusust. See läks maksma umbes 110 miljonit ja hoone on ise umbes 110 ruutmeetrit. See on imeline hoone. Ise need boksid on siin originaalid. So I think what I want to sort of get to very quickly on this is asi, milleni ma tahaksin siin väga kiiresti jõuda, on see, et if we look at the breakdown of energy, kui me vaatame energiaheitmete jaotus, siis 40% hooned, 40% hooned ja 20% energiatootmine. Transpordist. Kui me suudame transpordivahendid viia kõrge süsinikusisaldusega küttelt madala süsinikusisaldusega kütteste peale, siis me vähendame tohutult heitmeid, aga ka seda, kui palju vähem ruumi need transpordivahendid võtavad. Pisiautosid mahub lihtsalt rohkem, see on eesmärk, ütleme mina. Mis iganes põhjusel me ei ole vaadanud seda, kui palju, et me saaksime panna sama palju raha energia kokkuhoidmisele kui selle loomisele või tootmisele.
Me võime saavutada sellega samasugust efekti kui energia tootmisega. Iiri, nagu teisedki Euroopa Liidu riigid, olid väga sõltuvad välistest energiaallikatest. 60% meie küttest tuli Ukrainast, meil oli enda gaasimaardla, see kestis 6 aastat. Kui me oleksime seda energiatõhusust rakendanud, oleks sellest meile jätkunud 60 aastaks. Nii et tegelikult energiajulgeolek on tõsine teema. Kui te vaatate energiaarvet, siis see on 400 miljardit igal aastal Euroopas. Kui me korrutame selle 20 investeerimisperioodina ja kui me vaataksime, et kuidas investeerida seda raha energiaefektiivsuse parandamiseks hoonetes, see annab ettekujutuse. COVID-i ajal Iirimaal oli meil 1200 surma ja me kulutasime rohkem kui 20 miljonit. Sinna läks 2 kuni... Ehk me kulutasime 28 miljardit COVID-i peale 2021. aasta lõpuks. Umbes 6000 inimest surevad igal aastal külmetusse. Kui me muretseme 1200 inimese pealt, aga kui 600 inimest külma pärast surevad, siis sellega me ei tegele. Siin on lihtsalt veel täiendavaid numbreid. Mis on hästi oluline, on see, kuidas me vastuseid leiame. Me ei tohi inimestele panna kaela väga palju laenu, mida nad maksavad, kuni energiatõhusus saavutatakse. Nende energiatõhusate hoonete ehitamine on mõnevõrra kallim, aga see finantseerib ennast lõpuks ise ära. Ma olen nüüd ikka lõpuni jõudmas. Again, that's just showing it. Let me just... Okay, so if anybody wants this little tool... Kui tahab keegi seda väikest vahendit kasutada, siis QR-kood on alla laetav. Kui te ei ole seda kõike aega läbi lugeda, siis QR-koodiga te saate sellele ise pärast ligi, selle kalkulaatorine. Suur aitäh teile!